Tervist hea Eksperteetris saate jälgija. Täna on stuudios külas Elina Kivinuk. Tervist, Elina. Tere. Ma nüüd hakkan kohe ette lugema. Sa oled Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia psühholoog ning võrdse kohtlemise osaldusisik ja sa oled ka Tallinna Ülikooli vilistlane. Vastab tõele. On tõsi. Kutsumast. Ja on niisugune nädal alanud nagu julge sekkuda. Ehk et Eesti ülikoolid võtavad jõud kokku ja sekkuvad siis või soovitavad sekkuda siis, kui inimesed näevad muret. Milline see mure võiks olla, ehk kõige paremini avab seda mõni lugu ja sinu enda professionaalse teekonna algusest me leppisime kokku, et sa räägid loo, et mis siis nii-öelda illustreeriks seda, millal me peame sekkuma. Mitte ainult ülikooli keskkonnas kindlasti. Just see ülikoolide algatus on, et seda mitmekesisust toetada, et meil oleks julgust astuda vahele, märgata, pöörata tähelepanu olukordadele, mis ei tundu õiged. Ja mina, kui siis psühholoogina alustasin, ma ei ole siis kohe pärast ülikooli lõpetamist, ei alustanud psühholoogina tööd, aga siis mõne aasta möödudes siis üks üsna esimesi selliseid psühholoogilise nõustamise olukordi, kus ma professionaalselt nii-öelda nõustasin inimest, siis seal oli see olukord, et ma saan aru, et seal on tegu väärkohtlemisega. Ja ma mäletan iseenda seda mõttemustrit või mõttekäiku, et on väga suur tõenäosus, et see võib jääda mu ainukeseks nõustamisolukorraks, kui ma siin praegu pöördun või ütlen või sekkun või kuidagi annan sellest olukorrast teada. Et Eesti ringkond on väga-väga kitsas ja tegelikult ju kõik inimesed teavad kõiki, et see on selles mõttes keeruline. Ma mäletan seda iseenda kimbatust, et ma olin keerulises kohas, et ma nüüd tean, mul on selline info tulnud teatavaks ja ma siis tõesti nagu kaalusin, et kas ma peaksin seda teada andma või mitte. Ja see oli see üks selline kimbatuse olukord ja teine selles loos edasi minnes oli see, kus ma siis tõesti andsin teada, ma otsustasin, et isegi kui see jääb üheks ainukeseks nõustamisolukorraks minu karjääris, siis ma pean igal juhul sellest ebaõiglusest teada andma ja see teine moment oli seal just, et kui ma kohtusin inimesega, kes oli siis selle valdkonna eest nagu mõnes mõttes vastutav või sai teha nagu otsuseid selles valdkonnas ja seal selle kohtumise käigus inimene esitas mulle küsimusi, mis tõesti pani mind nagu kahtlema, et äkki tõesti ma olen selle välja mõelnud või äkki tõesti see olukord ei ole nii siis keeruline või nii kriitiline, nagu ma olen seda kuidagi ette kujutanud. Ja ma mäletan seda samamoodi just, et see kõhklus oli seal ja see on osa sellest, miks sekkumine on keeruline, sest vahel me näeme mingit olukorda, saame aru, et see ei ole õige. Meile tundub, et me peame reageerima ja siis kui me reageerime, siis inimesed vastavad meile, esitavad meile selliseid küsimusi, mis tegelikult ei aita seda olukorda lõppkokkuvõttes lahendada. Ja see on üks minu isiklik ajend, miks mulle tundub, et sellest sekkumisest peaks rääkima mitte ainult sellest, et julge vahel astuda, vaid ka sellest, et tegelikult on see psühholoogiline protsess, mis käib inimese sees, kus ta mõtleb, et kas peaks sekkuma, kas peaks teada andma ja sellised mõttekäigud on seal. Kuidas selle kimbatusega siis toime tulla, et mõnes mõttes inimesed näevad neid üleskutseid, julge sekkuda ja nüüd, kui nad märkavad, siis oskad sa neile anda mingit tööriistakasti või mingeid esimesi samme, mida nad võiksid siis teha? Just täna mulle tundub, et on just see fookus võiks olla just sellele, et mida inimene ise oma sees, millised protsessid seal tööl käivad ja sageli võib olla ka selline mõttekäik või küsimus, et kas minu sekkumisest üldse midagi muutub. Kindlasti. Kas ma üldse ise usun, et see, kuidas ma sinna sellele olukorrale nagu lähenen, kas sellest saab midagi paremaks. Seal võib olla ka mingi selline olukord, et inimene siis on näiteks varem sekkunud ja siis ta on aru saanud, et sellest ei ole nii palju kasu olnud või et ma ei tea, läksin hoopis lähedastega tülli ja edaspidi ma ikkagi püüan vähem olla siis aktiivsem. Ja et just üks on see inimese eneseusk, et ta ise usub, et see, kuidas ma käitun, reageerin, olen selles selline märkaja, aktiivne kodanik ja siis kas sellest on kasu või mitte. Et seda laadi see mõtteprotsess võib seal inimese peas olla. Ja, aga see on nüüd see, et ma üldse julgen märgata. Aga nüüd, kui see julgus on tekkinud, siis kimbatus tekib ka järgmisel sammul.
eks ole, märkasin, kuulsin, mida edasi? Ja just, et seal võib tekkida see kimbatus, et mida ma siis, kas ma üldse kavatsen sekkuda, et kas mul on noh, et kui ma lähen siis käin mööda ülikooli siis ruume, mul on kõrvaklapid kogu aeg peas, ega siis ka suure tõenäosusega ma väga palju asju ei märka, ma ei pane tähele, kas mul on mingeid selliseid vestlusi või olukordi, kus peaks olema, ma peaksin märkama, aga ma ei tekita endale seda keskkonda või inimesed ka ei tule pöörduma abi saamiseks, sest et inimesed näevad, et ma olen millegagi hõivatud, kas ma olen kogu aeg, kas ma olen telefonis või mul on kõrvaklapid peas või ma lihtsalt ei vaata inimestele otsa ja ei märka, mis toimub, et see sedalaadi ka kavatsuse siis adresseerimine või kavatsuse kaardistamine on ka üks osa sellest, et kas ma sekkun või pigem mitte. Ja siis ja see käitumise tõenäosus on ju sõltuv ka sellest, kas on inimesel oskused või kas ta teab, mis võiks olla seal, mis võiks aidata selles olukorras või mida ma saaksin seal ise ära teha, et mitte olukorda kahjustada, aga ometi kuidagi pööran sellele olukorrale tähelepanu. Mis need olukorrad siis on? Et natukene oli juttu, et ahistav käitumine, küllap sellest on nii palju räägitud, et osatakse juba võib-olla aru saada, et mis on, kui märgatakse. Aga veel? Siis mõnes mõttes on need ülikooli võib vaadata kui sellist minimudelit ühiskonnast, et tegelikult on seal ju erinevaid olukordi, et just, et võib-olla selles õppeprotsessis mingid olukorrad me alati ju ikkagi kinnitame ja püüame seda meeles pidada, et õppejõud on alati jõupositsioonil. Isegi kui ta ütleb, jõupositsioon on tugev sõna, aga võib-olla võimupositsioonil. No õppejõud on sõnaga jõud seotud juba. Täiesti oluline tähelepanek, aga selles osas, et see võimupositsioon on seal, et isegi kui tema püüab olla mitteformaalne, leebe, midagi öelda seal, teha võib-olla mingit nalja seal ja olla hästi sõbralik, siis ta tegelikult peab ikkagi märkama või peab tähele panema seda, et see tema nali võib mõjuda ka siis kohatult ja seal on tegelikult võtted õppimisprotsessis, kuidas seda õppejõud saaks siis kujundada või kuidagi teha. Aga kuidas saab? Seda ma täitsa küsin iseenda jaoks, sest et ma pean ka jälle järgmine esmaspäev minema üliõpilaste ette ja mul on mitmekultuuriline, mul on Erasmus tudengid ja Bangladeshist kuni Iirimaani. Seal on just väga põnev mõelda nende peale, tegelikult juba see esimene kohtumine, kuidas see, ma saan aru, nüüd on juba loeng pihta hakanud. Ja nüüd me hakkame lõpusirgele jõudma, aga ikkagi. Et just, et seal on selle juba esimeses loengus tegelikult öeldakse, et tuleb seada õhkkond, tuleb seada tegelikult mõnes mõttes reeglid või kokkulepped, mis siin hakkab juhtuma ja osalt on siis see ikkagi, et see meelde tuletamine, et see põhimõtted on siin sellised, et kõikide arvamused on teretulnud, me ei pruugi olla, siis ei ole isiklikult. Ühel meelel me ei pruugi olla, aga me aktsepteerime ikka. Aktsepteerime erinevusi, kasutame argumente enda põhjenduste siis väljatoomisel ja seal on see üks, ma arvan, võtmekoht õppejõu jaoks on ikkagi see, et ta tekitab selle ruumi, et mingil hetkel uuesti vaadata neid kokkuleppeid või siis on, et tekitada ka arutelu, et meil on siin pool aega on sellest loengukursusest läbi ja siis kuidas on senimaani see õppeprotsess toimunud või kuidas on kulgenud, kas on olnud võimalus inimestel jagada, kas nad midagi tahaks teha teistmoodi, et me korra vaatame nendele kokkulepetele uuesti otsa, et siis see aitab seda. See kõlab nagu selline täitsa lihtsalt kokkupandav checklist. Et mis võikski olla õppejõududel selline alusmaterjal, ma ei tea, pool lehekülge teksti punktidena, et kas sa seda oled teinud, kas sa kokkulepped oled sõlminud, kas sa vahepeal uuesti neid läbi vaadanud oled, kas nende kokkulepete osa on olnud see üksteise aktsepteerimine, argumenteerimine ja nii edasi. Et kas tuleb selline checklist meil õppejõududele? Hetkel siin on võib-olla protsess käimas, et selle checklisti osas, aga on küll siis ülevaatlik materjal tulemas, mõeldes üldse nagu ülikooli kontekstile, mis siis võib puudutada nii konkreetsemalt sellist õppeprotsessi kui ka sellist töökeskkonna protsessi ka, et kui on mingi tööalane koosolek, kus tekib konflikt ja ka kaaskolleegid ei julge tegelikult seal adresseerida või tähelepanu pöörata sellele olukorrale, sest et ka kõik tahavad saada ikkagi nagu hästi läbi seal edaspidi. Muidugi ja seal on ka jõupositsioon.
aga et siis selle tööriistana me oleme küll välja pakkunud, on väike selline materjal kõikidesse avalik-õiguslikesse ülikoolidesse, see siis peaks ka varsti jõudma, et on võimalik siis samm-sammult läbi käia, mis on need asjad, mida ma märkan, mis on need asjad, mida on mõistlik selle sekkumise osas teha ja märgata, et ma ei tee seda olukorda hullemaks, ei kahjusta kuidagi seda inimest, kes on nii-öelda kannatanu pool või kes on selles, keda seal konkreetselt kiusatakse, aga see, mis on ka väga oluline, on see, et miks on vaja sekkuda, on see, et me ei anna, kui me ei sekku, siis me anname justkui mõjujõu sellele inimesele, kes kuidagi siis kas kiusab või väärkohtleb seal. Et see on see sekkumise mõte, et me väljendame, see olukord ei ole okei, see ei ole sobiv. Kas võib juhtuda ja kas on juhtunud seda, ma tegelikult tean, et on juhtunud mõnede kolleegidega, aga et süüdistus võib olla välja mõeldud? Aitäh, see on oluline küsimus, mida ma arvan, mis paljudel võib tekkida. Täna igal juhul uuringute põhjal võib öelda, et see pigem on vähem tõenäolisem, et pigem ikkagi sellistes varjamine on tõenäolisem. Ühelt poolt või teiselt poolt on ikkagi see, et kui inimene ütleb, et selline asi juhtub, siis ikkagi väljendada seda, et ma usun sind ja see annab selle jõu, et minna edasi ja ülikoolide siis kontekstis, ega me ei julgusta või ei soodusta, et inimesed hakkaksid tegema ülikooli sisest mingit uurimistööd või detektiivi. Pealekaebamist näiteks ebameeldiva inimese suhtes. No, et just, et seal on ikkagi, et see kavatsus mitmekesisuse ülikooli nädala taga on ju see, et inimesed saaksid avatult suhelda, saaksid jagada, kui on midagi, mis tekitab probleeme, et see on see üldine tagamõte seal ja eesmärk ei ole läbi viia mingit väga keerulised menetlust, see ikkagi jääb teiste asjatundjate pärusmaale. Esimene asi ongi märkamine ja sellest natukene oli juttu ka, et meil koolikeskkonnas inimesed või üldse ühiskonnas inimesed liiguvadki oma mullis, et vaata, et peaga vastu posti ei kõnni, et nad ei märka enda ümber olevat, nad ei julge silma vaadata, nad ei julge tere öelda, isegi siis, kui nad vaatavad silma, et ma ei tea, mida teha selles olukorras, et kas üldse kas on võimalik, et märgatakse? Nii, mina ikka tahan olla lootusrikas ja ma väga ikka loodan, et inimesed, kes kogevad, et nad hoolivad nendest inimestest, kes nende ümber on ja ülikooli õpingute raames sul on ikka mingi seltskond inimesi, kellest sa hoolid ise, et kes on nii õpingukaaslased kui siis õppejõud, kes on sulle saanud lähedaseks pikema aja jooksul, ja siis sa nendest loomulikult hoolid. Ma arvan, see on üldinimlik ja ma väga-väga tahan ikkagi teada või kuidagi kinnitada seda, et see kuuluvustunne ja inimestega see lähedus on väga oluline mõjutegur. Vähemalt oma grupiga, eks ole? Need, kellega sa oled koos õppeprotsessis. Õppeprotsessid on muidugi erinevad, et siin tänapäeval ei ole ka nii selgelt neid gruppe või rühmi moodustunud, aga mingid inimesed, kes on sulle lähedased. Ja selle juures ma ikkagi tahan tuua välja ka seda keerulisust sekkumise puhul, et inimesed ju, neil on ju endal kaalul mingid asjad, miks nad ei ütle asju välja. Näiteks kui on õppeprotsessis toimub mingi selline kiusamine või kommentaar mingi inimgrupi suhtes ja teised selles loengu olukorras näevad, et tegelikult see on ebakorrektne, see ei ole viisakas, see teeb inimestele haiget, siis ega nad ei pruugi seda välja öelda, sest nad ütlevad, et mul on ka arvestus välja panemata. Või kui on väike ringkond, kus on siis selline erialane huvi, siis on, et see õppejõud on hiljem hakkab mulle tööd, ma tahan, et ta pakuks mulle tööd või et ta oleks mu koostööpartner ja see, kui mina tulen oma selle kaebusega välja, see tegelikult võib väga oluliselt siis mõjutada minu enda tulevikku. Kuidas neid hirme maha võtta? On võimalik säilitada anonüümsust? Ja seal on seda varianti saab ka järjest enam kasutada, et on anonüümsed võimalused, ometi on seal ka, kui on ringkond väike, ega siis on võimalik ju seda ka ära tabada või ära märgata. Ja siin ikkagi, ma arvan, et mõnes mõttes aitab ka see, et kui saada välja rääkida kellegi, kas siis on usaldusisik või keegi, kes on neutraalne või keegi, kes on selline oma nagu sarnaste väärtustega mõttekaaslane, vestluskaaslane ja saab korra lihtsalt ise välja rääkida, et ma olen mõelnud, et tegelikult see ei ole õige olukord. Ma tegelikult tahaks olla hea sõber või hea
siis kogukonna liige selles oma ringkonnas ja mulle tundub, et ma peaksin sekkuma. Ja seda juba mõtet välja rääkides, no ma olen psühholoog, ma räägin seda psühholoogi vaadet, et see võib teinekord vahel mõjutada või toetada selles suunas, et ma pigem sekkun. Algus on tehtud, inimene teab, et võiks võtta klapid peast ja märgata, mis ümberringi toimub, mitte ainult loengusaalis, aga ka üldse ülikooli keskkonnas, üldse igal pool on kasulik märgata. Nüüd ta teab siin neid olukordi, mida võiks ära tunda, ehk et kellelegi tehakse liiga. Ta mõistab, et kellelegi tehakse liiga. Nüüd, mis on see, mis ta selle teadmisega peale hakkab? Mis see 3. samm on? Et kas ta tuleb sinu juurde? Mitte TalTechi, vaid Tallinn Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontekstis. See võib olla üks olukord, kus siis ülikoolides on seatud siis sellised usaldusisikute rollid või positsioonid või ametikohad, et kus saab rääkida. Igas ülikoolis on vist, jah? Nii et TalTech ei olnud vale näide. Praegu jään isegi vastuse niimoodi võlgu, aga põhimõtteliselt on, ma arvan, et on hea tava oleks see, et kui inimene astub ülikooli, siis talle tutvustatakse, et need on need võimalused. No mitte päris võib-olla ukse peal, et võib ikkagi öelda tere tulemast ja siis pakkuda toredaid meeneid ja öelda, mis need üldised tavad ja kombed on, aga siis ikkagi mõelda selle peale, et mingis kas loengus, mis on sissejuhatus nendesse õpingutesse või mingis hetkes on öeldakse seda, et kui sa märkad, mis on midagi valesti või mingit kiusamist, väärkohtlemist, ebaõiget olukorda, siis need on need kohad, kus saab anda teada. Et see võiks olla ja tegelikult ei pea olema ainult siis ülikooli kontekstis, see võib olla ka töökohas selline asi kokku lepitud huviringides, erinevates kontekstides, et me veidi nagu ennetame ja see on see organisatsiooni vastutus, et organisatsioonis on see läbi mõeldud, mis siis saab, kui juhtub nii või nii. Aga mis siis saab, kui nüüd selline kampaania saab alguse? Inimesed märkavad, selliseid märkamisi, teatamisi tuleb enam, kas sulle antakse Muusika- ja Teatriakadeemias lisatööjõudu juurde, on sul mingi AI-robot, kes sind abistab või kuidas sellega nüüd toime tulla, kui neid märkamisi ja teatamisi tuleb rohkem? Mõnes mõttes tuleb sellesse ikkagi suhtuda jälle ka optimistlikult, et see tegelikult on hea, et need lood ja olukorrad tulevad välja. Ma millegipärast ikkagi realistlikult arvaks, et see töökoormus ei tõuse väga olulisel määral. Pigem vahel võib-olla see, et mingitest olukordadest teatakse nii-öelda maja sees või mingis ringkonnas ja siis neid võib-olla neid nii-öelda kaebusi või neid sõnavõtte või märkamisi tuuakse rohkem välja. Noh, et kui on üks loeng ja seal on olnud ebakohaseid nalju mingi inimgrupi suhtes, siis on erinevad tudengid, kes tulevad ütlema, et tegelikult selline asi toimus ja see ei ole okei. Et siis sisuliselt see töömaht ei suurene sealt. Pigem on see just nagu hea tunne, et inimesed tulevad ja saavad teada, et see ei ole tegelikult uus info, tegelikult on teatud selle kohta. Jah, et see on valideeritakse ära nii-öelda, et mitmekordselt tekib seda teadet. Ja taaskord ütlen, et inimestel on tähtis see kuuluvustunne, et nad ei ole üksi ja see on selle sekkumise mõte ju ka, et me ütleme inimesele, kes on mingit ebaõiglust tajunud või kogenud, et me ütleme, sa ei ole üksi, me oleme märganud. Ja nüüd need, kes kardavad nende sekkumiste pärast, neile saab ka öelda, et mitte iga sekkumine ei pea olema alati tohutult suur. Et mis sellest rääkida, et kuidas see ka vähesel määral sekkumine võib tegelikult aidata? Noh, ma ei tea, mis inimestel on see individuaalne ka, mis on suur ja mis on vähe. Ma ei tea, kooli ajalehes kirjutatakse, et õppejõud X tegi ebakohase nalja, siivuta nalja. See on juba nii suur. aga no üks selline ikkagi võib-olla praktiline võte on see, et kui märgatakse, kas siis ka võib-olla täitsa mitteformaalses või mingis bioolukorras on tehtud mingit ebakohast nalja või siis ka on mingid kommentaare ükskõik millise erisuse pinnalt, siis kui see olukord on möödas, siis minna selle inimese juurde öelda, ma märkasin, see olukord oli, see ei ole okei. Et noh, ja see tegelikult on üsna lihtne
minu hinnangul on see üsna lihtne asi, mida tegelikult teha, et tuua välja, pöörata tähelepanu sellele ja sa annad selle jõu sellele inimesele, kes seda kogeb, vaid see on tema lugu, aga ütled, et ma märkasin seda ja ma ei ütle ise, et ma hakkan nüüd helistama mingisse instantsi siin või panen usaldusisikuga kohe kohtumise, vaid annan talle. Annad tagasisidet sellele, kes võib-olla ise natukene autistliku kombega teadlane loomusega lihtsalt ei pannud tähele ja ta empaatiavõimelisena võib-olla siis parandab ennast. Siin on nii palju infot, mis see autistliku kombega mul ühest artiklist jäi see meelde. Pigem ikkagi see sekkumine minimaalsel viisil selle inimese üle, kelle üle tehakse nalja ja temale minna ütlema seda. Temale minna ütlema, mitte sellele nalja tegijale. Ja, et see on juba suurema kaaluga sekkumine, aga see lihtsama tasandi sekkumine on see, et minna selle inimese juurde, kelle üle nalja tehti, öelda, ma märkasin seda nalja, see ei ole kohane, see ei ole okei. Mul on kahju. Selge. Aitäh sulle, Elina, täna saatesse tulemast ja soovin edu sellel nädalal, mil siis loodetavasti märgatakse rohkem ja sekkutakse rohkem. Aitäh. Aitäh! Hea Eksperteetris saate jälgija ja kohtumiseni juba uues saates.